Tere, mina olen Nardo ja see on minu poeg Krister. Okei, väga Mida teeb Krister vabal ajal? Krister vabal ajal, ta on küll energiline, aga ta ei pane seda energiat õigesse. Okei. Nii. Tee uuesti. Jah. Õpetaja, kuidas last kasvatada? See on hästi pikk jutt. Kas teil nagu mingi nõuandeid on? Jah. No. Lapsega tuleb alati midagi teha. Näiteks käia temaga iga nädalavahetus muuseumites. Mina oma pojaga niimoodi tegin ja nüüd ta oli siis 6 aastat oli autahvlil. Kui ta praegu läks 8. siis isegi 7. klassi lõpuni ta oli veel autahvlil. Aga mina pean oma suureks saavutuseks seda, et ta niimoodi nii hästi õpib. Ja me mäletan, kui ta oli väiksem, siis me käisime igal pool iga nädalavahetus. Ja muuseumid ükskõik mis. Pidevalt tuleb tegeleda ja pidevalt tuleb välja mõelda üritusi ja tuleb näidata, et sa oled lastega alati käid kaasas igal pool ja teed iga asju ja siis nad austavad ka sind pärast, kui sa oma vanem oled. Kui laps midagi valesti teinud, kuidas sa karistad talle? Ja kuidas sa selgitad talle ära, et mida ta oli valesti? Õigesti nagu karistada või? Õiglaselt karistada. Mida pole kunagi oma last karistanud? Ta ei ole vaja läinud. Eile sa 7-aastaseks tüdruk, eks ju. Muidugi, kui ta teeb midagi valesti, siis lihtsalt sa ütled talle, siis ta teeb õigesti. Tagant järgi nii-öelda. Kohe väiksest peale õigesti kasvatada, siis ei tulegi midagi pärast. Aga kuidas kohe väiksest peale õigesti kasvatada? Kohe laps on väga väike, ei hakka igale poole muuseumitesse vedama ja värki. Kuidas siis nagu õigesti kasvatamine toimub? Kui ta on vankris, siis ikka jalutad temaga. Näitad ikkagi, et sa oled kogu aeg ta juures nagu nii-öelda. See on nii... Lai teema, eks ju? Jaa, retsepte on nii raske anda. See on looming, see ei ole niimoodi, et sa teed ja siis sa arvad, et sa teed õigesti. Siis sa saad aru, kui ta lõpuks sa saad aru, et ta käitubki hästi ja ta ei teegi mingit koerast, siis sa saad aru, et sa ise tegid õigesti omal ajal. Ühe asja ütleks veel, et see murdiga on raske. Ja see sõltub jällegi, et mõnel ütleme, vanem paneb tähele, et nagu tagantjärgi pärast mõtleb, et nagu ei olnudki murdigas. Nagu selles murdeas midagi nii kohutavat, ütleme, et nii nagu räägitakse, ma ei tea, et pöörab täitsa ära ja hormoonid möllavad ja nii edasi, aga see ka sõltub palju. Et see murdiisa iga on ka igal ühel nii-öelda selline erinev. Oma laskmi vastada ennast tütart juba? Tütart juba ei sellepärast, et sa ei oska, ma ei tea, mis patsi siduda ja kõike muud asju. Sa ei tohi arvata, et sa oled nii-öelda ainuke raha sisse tooja peres. Siis sa käid pidevalt tööl, siis laps üldse ei näegi. Sa pead kuidagi leidma selle tasakaalu, et sa tegeled lapsega ka ja siis käid veel tööl ka ja see on päris raske tegelikult. Sellepärast ongi, et ma mäletan, et ma nädalavahetusteks siis mõtlesin nii-öelda sellise kultuuriprogrammi välja ja siis kindlasti viin täida ka selle ja ütlen, et täna oleme sinna. Et isegi kui sa siis oled tööl, siis nädalavahetustel tegeled nendega. Sport on ka tähtis. Et tuleb hakata kohe mõtlema, et kuhu trenni sa ta paned ja ei ole üldse tähtis, et ta pärast selle trenni juurde ka jääks. Ta võib ju aru saada, et see ei ole päris tema ala, aga ta on ikkagi seda proovinud. Ega me ka poisiga proovisime korvpalli ja proovisime veel midagi, ütleme näiteks ujumist. Aga lõpuks tal hakkas ikkagi käsipall nii meeldima, et nüüd ta on ikkagi väga kõva käsipall. Et proovida tasub nii-öelda kõike. Ja siis vaatad ise, millele ta pidama jääb ja siis vähemalt, et tal murdeani oleks see trenn ja siis juba vaatad ise, et kas ta jätkab seda, see on tema otsustada. Et nagu otseselt ei sunni midagi tegema, et nagu lasete pigem nagu? Ma ei tahaks ütleme näiteks spordi puhul sundida. Minust see lõpuks paneb elu paika, et sul on üks trenn ja kõik muu on veel nii-öelda õppimine. Et nagu neile endale meeldib siis kogu see trennivärk? Kohe väga meeldib. Kui sa selle oled nii-öelda ära kujundanud nii-öelda mingist hetkest, siis see jääbki neile
trenn on alati positiivne. nii kaua kui üle ei pinguta. Jaa, kindlasti. Nii, minu poolt oleks nüüd kõik. jah, okei. ei, see oli väga. Nagamain